Tere hommikust! Kõigepealt ma tahaksin tänada korraldajaid selle võimaluse eest, mis mulle anti, et ma saan siin esineda. Ja kui te olete siin juba kõndinud nii-öelda erinevates riikides Läänemere ümber, siis nüüd kutsun ma teid Leetu. Ja räägin sellest, kuidas Leedus on immigratsiooni mustrid muutunud, millised väljakutsed on meil olnud ja kuidas me oleme nendele reageerinud. Ajalooliselt on Leedu kogenud erinevaid migratsiooniperioode. Ja kui Leedu saavutas iseseisvuse 91. aastal, peale seda on väga palju inimesi Leedust lahkunud, sest vähem inimesi tuli sisse kui lahkus. Aga see trend on viimastel aastatel muutunud ja nagu te näete sellelt slaidilt, on emigratsiooniliin hakanud vähenema ja sisserändajate arv, immigratsiooni arv on hakanud tõusma. Ja 28 aasta jooksul esimest korda on siis langetud samale perioodile, mis meil oli iseseisvuse alguses. Kui palju siis elab meil välismaalasi Leedus? Vastavalt viimastele uuringutele on sisserändajate arv rohkem kui kahekoristunud ja viimastel aastatel lausa kolmekordistunud. 2021. aasta alguses oli meil mitte leedulasi nii Euroopa Liidust kui ka mujalt kokku 3,12% kõikidest Leedu elanikest. Aga täna ma räägin rohkem immigratsioonist. Ja huvitav on see fakt, et 2004 kuni 2016 koosnes immigratsioon Leetu peamiselt tagasipöördujatest. Ja siis oli see umbes 80% kõikidest riiki tulijatest. Need olid Leedu taustaga tagasipöördujad. Nüüd alates 2017 aastat andmed näitavad, et sisserändajate arvust leedukad olid umbes poole. Ja nagu me näeme, esimest korda alates 2004. aastast hakkas riiki tulevate välismaalaste arv tõusma ja on saavutanud siis sama taseme, mis ka Leedu tagasipöördujate arv. Ja 49% tagasipöördujaid oli siis kõikidest Leedu tulijatest. Ülejäänud olid sisserändajad. Nii et väike erinevus on, aga igatahes olukorda see illustreerib päris hästi. Ja kui me nüüd vaatame tänavust aastat, siis on huvitav seda trendi jälgida, et kuidas need maailmas aset leidvad sündmused seda kõike mõjutavad. Kes siis immigreeruvad Leetu, kui me räägime välismaalastest? Suurem osa nendest on mitte Euroopa Liidu kodanikud, peaasjalikult siis Valgevenest, Venemaalt ja Ukrainast. Ja see trend ei ole 91. aastast alates muutunud. Inimesed endistest Nõukogude Liidu vabariikidest tulevad Leetu sellepärast, et ajalooliselt on olukord Leedus samasugune, võib-olla ka keeleoskus ja nii edasi. Ja need kolm nimetatud riiki on siis umbes 40% sisserändajatest. Aga kui hakata vaatama seda demograafilist pilti natukene detailsemalt, siis
siis me räägime umbes 20 ja 39 aasta vanuses meessoost inimestest. Ja viimase 20 aasta jooksul on Leedu andnud välja peaasjalikult ajutisi elamislubasid ja 2005. kuni 2015. aastani. Aga mis siis juhtus? 2018 anti migranttöölistele võimalus ka veelgi lühema tööloa saamiseks. Ja selliste taotluste hulk on hästi palju suurenenud. Siin peab mainima, et töörände käigus on võimalik saada aastane luba ja me näeme, et need arvud on 2020. aastal veegi kõrgemad ja 30 000 inimest said sellise üheaastase tööloa ja järgmisel aastal see number kahekordistus. Ja kui vaadata järgmist graafikut, mis näitab varjupaiga taotlejate arvu, ka siin on numbrid kasvanud, kahekordistunud, mõned nimetavad seda migratsioonikriisiks ja 2004 kuni 2018 on varjupaiga taotlejate arv olnud 400 ja 650 vahel. Ja kui vaadata algusest peale, siis Leedu ratifitseeris Genfi konventsiooni 1997. aastal ja sellest alates on 750 inimesele antud rahvusvaheline kaitse Leedus. Ja samuti on Leedu ka alla kirjutanud Euroopa riikide kokkuleppele, et võetakse enda juurde immigrante, kes on põgenenud siis oma riigis valitsevate olude eest ja sellega seoses on Leetu tulnud umbes 500 inimest, kes on siis nii-öelda Euroopa Liidu kokkuleppe näol meile määratud. Aga kui nüüd hakata vaatama kodakondsust varjupaiga taotlejate hulgas, andmed on 2020. aastast ja kes siis saavad selle pagulase staatuse, sest suurem osa tulijatest saab just nimelt selle staatuse, need on peaasjalikult Venemaalt, Tadžikistanist ja Türgist. Ja see, mis on toimunud sellel suvel, seda peab kindlasti mainima, sest see on totaalselt muutud kogu migratsiooni või integratsiooni pilti riigis. Mis siis toimus? Ja kui keegi veel ei tea, siis Leedu oli silmitsi suure hulga regulaarsete migrantidega, kes tulid Leetu just nende sanktsioonide tõttu, mis Valgevenele oli kehtestatud ja sellepärast, et sealt inimesed massiliselt tahtsid lahkuda. Ja kevadel me märkasime, et sinna hulka hakkas tulema ka väga palju illegaalseid migrante ja jaanuarist 2021 tuli Leetu rohkem kui 4000 inimest, kes lubati riiki ja 2020 oli meil umbes 80 inimest. Nii et näete, kui suur see kasv oli ja millised väljakutsed sellega kaasnevad riigile. Ma räägin mitte ainult finantsilises mõttes, vaid ka humanistlikust vaatevinklist. Ja kui nüüd vaadata, kes need inimesed on, peaasjalikult Iraagi taustaga ja 29% nendest on naised, 71% on mehed ja 26% on alaealised. 67% kokku siis Iraagist. Ja augustini numbrid kogu aeg tõusid, aga augusti algusest
me enam nii palju migrante ei tabanud. Mis siis tähendab? Võeti meetmeid, mis tähendab seda, et on võimalik tagasi tõrjuda piiril ületulijaid, nii et see muutis ka võimatuks tegelikult varjupaiga taotlemises, sellega kaasnevad väga paljud protokollid, mida tuleb jälgida ja seda saab teha ainult saatkondade kaudu, sul peavad olema dokumendid ja nii edasi. Ja suurem osa migrante seda ei oma või nad ei taha seda keerulist protsessi läbi teha. Nii et nende jaoks ametlikult nagu seda pagulase staatuse saamist ei ole nii lihtne, nad isegi ei alusta seda protsessi. Ja samas ma ei saa väga palju süviti minna, aga kui keegi tahab sel teemal jätkata, siis me võime näiteks kohvipausi ajal sellest rääkida. Siin on mul veel natukene andmeid. Ja me näeme, kuidas on suurenenud siis varjupaiga taotluste arv ja suurem osa neid taotlusi on praegu alles läbivaatamisel. Ja kui me vaatame, kui palju neid taotlusi on lahundatud, siis see näitab, et Leedu positsioon praegu on, et suurem osa riiki tulijatest tuleks ikkagi tagasi suunata riiki, kust nad tulid. Ja kui rääkida Leedu migratsiooni ja integratsioonipoliitikast, siis me näeme, et 2014 võeti vastu Leedu migratsioonipoliitika suunised ja koostati tegevuskava ja loomulikult meie lähenemine on valitsuse tasandil Leedus olnud tõesti selline ad hoc printsiibil, et tekib probleem ja see tuleb lahendada. Aga mis puudutab siis sotsiaaltagatisi ja tööd, siis see on täpselt samamoodi reageerimine nagu oludele. Ja Leedu valitsus on oma määrusega siis kehtestanud 2016. aastal tingimused migrantide riiki integreerimiseks. Ja 2020. aastast dokument on väga oluline, sest esimest korda räägitakse migratsioonist ja integratsioonist kui kahesuunalisest protsessist. Ehk enam ei räägita ainult integratsioonist, mida teha sisserändajaga, vaid ka, et kohalik kogukond peaks nagu vastu tulema või üht või teist asja tegema. Ja nüüd selles tegevuskavas, seal on siis välja toodud need meetmed, mida siis riigiinstitutsioonid või agentuurid või ka mittetulundusühingud peavad tegema. Siis on meil välja töötatud ka strateegia demograafia, migratsiooni ja integratsiooni jaoks aastateks 2018 kuni 2030. Aga selle dokumendiga kaasnes ka väga palju diskussioone, sellepärast et selles dokumendis on väga vähe meetmeid, mis on mõeldud migrantide jaoks ja veelgi vähem varjupaiga taotlejate jaoks, põhiliselt nagu räägitakse demograafiast. Ja nüüd me näeme, et Leedus on olukord, et kui 2004. aastast, kui seadusandlust hakati kohandama ja reguleerima ja parandama, siis võib teha järelduse, et meie seadused tegelikult ei hõlbusta sisserändamist, vaid vastupidi, loovad rohkem tõkkeid ja barjääre. Ja võib öelda, et Leedu, nii nagu Lätigi, on tegelikult selles riikide vahelises võrdluses üsna lõpus.
see puudutab siis seda sisserändajate lõimumispoliitika indeksit. Ja kui siin ka Birgit oma ettekandes mainis, on äärmiselt oluline, et inimestel oleksid kontaktid migrantidega, sest vastasel juhul ei saagi tekkida positiivset kogemust, positiivset suhtumist inimestesse, kes on teistsuguse taustaga. Ja siin on nüüd küsitlus rahva arvamuse kohta ja me mõõdame ka sotsiaalset distantseeritust või sotsiaalset kaasatust ja siin on tulemused. Ja me näeme, et võrreldes 2020. aastaga on suhtumine pagulastesse muutunud negatiivsemaks peaaegu 20% ja see on tohutult suur muutus ja see on seotud just avaliku arvamusega, sest ka meedias me muudkui kuuleme sisserändajatest, poliitikast ja see on kogu aeg meedias. Ja ma tahaksin lõpetada öeldes, et ka üleriigilised uuringud näitavad, et Leedus koos migratsiooni integratsiooni poliitika arendamisega puudub siiski selline üleüldine lähenemine või poliitika ja puudub ka pikaajaline nägemus. Siin räägitakse rohkem strateegilistest sammudest ja Leedu migratsioonipoliitika on äärmiselt selektiivne ja ta on ka selektiivne selles mõttes, et suhtutakse erinevalt migrantide gruppidesse, et mõnedesse suhtutakse positiivsemalt, sellepärast et nende järel on vajadus tööturul ja on isegi sisse viidud kvoodid eri lähteriikide tulijate vastu, näiteks Venemaalt ja Ukrainast ja nii edasi. Ja see Leedu migratsioonipoliitika, selle kohta võib siis öelda, et tegelikult ta pigemini tekitab ja suurendab ühiskonnas hirmu ja võõrandumist ja on väga oluline, et võõramaalasi ja riiki sisse tulnuid tuleks rohkem kaasata ja hõlvata riigi tegemistesse ja kogukondadesse. Aitäh!